Täna on olukord maailmas väga keeruline. Majandus logiseb, hinnad kasvavad ja paljud inimesed loevad iga senti. Ja sellisel hetkedel oodatakse valitsuselt ühte: tegusid. Aga mida meie näeme? Vaikus ja otsustamatus. Ja on tunne, et riiki juhitakse mitte kriisis, vaid justkui riigi jõukuse ajal. Maksud on kõrged, kütus on kallis, toiduhinnad tõusevad. Samal ajal paljud riigid, isegi meis jõukama elanikkonnaga, teevad konkreetseid samme. Alandavad kütusemakse, vähendavad toidu käibemaksu, toetavad inimesi ja ettevõtteid. Sest nemad saavad aru, praegu ei ole aeg survestada, praegu on aeg aidata. Mida teeb siis meie valitsus? Kas vaikib või teeb näo, et kõik on kontrolli all? Aga samal ajal surutakse jõuliselt läbi ideoloogilisi seadusi, mis ei ole inimeste igapäevaeluga kuidagi seotud. Ja inimestel tekibki lihtne küsimus: kas meil on valitsus inimeste jaoks või inimesed valitsuse jaoks? Tänasel inimesel on väga oluline ja lihtne, kuidas tööle saada, millega pere ära toita ja kas kuu lõpuni raha jätkub. Riik peaks olema tugi, mida täna ei näe kuskilt poolt. Ja see on probleem. Sest tegevusetus kriisis on ka otsus, aga see otsus on oma inimeste vastu. Ei saa lõputult süüdistada väliseid tegureid. Jah, maailm on keeruline. Aga just selleks valitsus ongi, et teha otsuseid siis, kui on raske. Aidata siis, kui enam ei suuda. Ja head valitsejad, jätke meelde üks lihtne tõde. Tühjad sõnad ei maksa poes arveid ja lobisemine ei vii autot tanklasse. Vaja on reaalseid samme, maksukoormuse vähendamist, taskukohast kütust, toetust inimestele ja ettevõtetele. Muidu jääme riigiks, kus otsuseid lükatakse edasi, aga probleemid muudkui kasvavad. Ja inimesed on väsinud ootamas. Inimesed ootavad tegusid. Võtke, head valitsejad, selle teadmiseks. Ja kui te sellega hakkama ei saa, siis laske teistel riigi ja rahva eest hoolitseda.